Meie turismisektor on investeerinud nüüd siin viimastel aastatel kümneid ja kümneid miljoneid, ligi 60 miljonit siia turismi arendusse. Meil on valminud siin väga olulised turismi, ütleme siis, kompleksid. Et on väga palju investeeritud spaadesse, meil on 7 spaad. Et meid võib nimetada siis, tõesti Eesti spa pealinnaks, me oleme Eesti suve pealinn. Samas on meil täna välja ehitatud 2 väga tugevat ja selles mõttes ka maailmas tunnustatud golfiväljakut. Et eriti siis viimane, mis nüüd valmis Tahkuranda. Ja kindlasti ei tasu tähelepanuta jätta ka seda, et on valminud väga olulised sellised atraktsioonid. Meil on ehitatud lähiajal siia Lottemaa, meil on ehitatud siia auto 24 ringrada ja täna on lihtsalt olukord selline, kus Pärnumaa tegelikult vajab just sellist jõukamat turisti. Et need turistid, kes on siin käinud läbi ajaloo ja on harjunud nagu sõitma läbi mitme transpordiliigi, siis need on täna hääbumas. Aga ütleme just, kuhu nagu arendada on ennast konverentsiturism, et mis aitaks meil seda hooajalisust hajutada. Konverentsiturism tahab täna lennata ka otse jälle konverentsi sihtpunkti, kus ta saaks siis teenused kohe kätte, et ta ei peaks selle seiklema eri transpordiliikidega ja see on üks koht, kus me seda hooajalisust saaksime vähendada, on arendada seda konverentsiturismi. Eestis on hästi palju räägitud ka Rail Baltica arengust ja täna see tuleb küll 2025 ja ma ütlen, et ka see vaheline aeg tuleb hakkama saada, aga me oleme mõelnud, et Pärnus võiks olla selline logistikakeskus, sest suurem osa kaubast täna, mis ma ettevõtlusest olen uurinud, tuleb meile siis Lõuna-Eestimaalt kuni siis Tartuni välja ja ütleme, ta läheb meilt ära küll sadamasse, sest ta on tegemist sellise puidu ja muu kaubaga. Aga ma usun, et kui selline logistikakeskus tekib, siis kindlasti avab see võimaluse ka kaupadele, mida saab transportida lennuteel. Teine aspekt, mis tuleb tähele panna, on see, et Pärnu asub täna just selle lennukoridori peal, kus tegelikult logistiliselt oleks mõistlik välja ehitada üks terminal, et need lennukid lendavadki meist üle, ka kaubalennukid. Ja miks mitte, täna võiks olla siis üks selline lennujaam, kus võtta neid maha, kus on natuke rahulikum liiklus ja normaalsel ajal toimetada, et ei peaks nagu jääma kuskil, ma ei tea, uneaega see toimetamine, et mujal lennujaamadel on suur koormus. Et ma usun, et me oleme täna väga, geograafiliselt väga õige koha peal, kus see logistiline tugipunkt oleks tegelikult väga õigustatud.